Lubasime rääkida ratastest ja seda me tõepoolest ka teeme. Me oleme täna ka WhatsAppis küsinud, et kas rattahooaeg on teil juba avatud ja kui on, siis võib ennast roheliste rattaretkele kirja panna näiteks. Ja siis meil on ka 2 ilusat ratast koos 2 veel ilusama omanikuga siia saabunud. Tere hommikust, Inga ja Aivar. Tere hommikust. No teil on igal juhul oma rattad nüüd tolmust puhtaks pühitud ja esimesed sõidud ka ette võetud. No, veel ei ole. Tunnista nüüd, Aivar, sina. Mina pole veel sõitnud. Kuidas see võimalik? Aga varsti, sest suvi algab roheliste rattaretkega. Maikuus, jah? Just. Aga suve alguse puhul või kevade alguse puhul väike lillekene. Inga, kas sul on tehtud esimesed sõidud või? Vot see on hea intrigeeriv küsimus, sellepärast, et ka täna ma ehin ennast natukene võõraste sulgedega. Mul on selleks mõnes mõttes põhjust ka, sest ma mis tavapäraselt ei ole niimoodi kübaraga käinud, aga et mul päriselt ei ole oma jalgratast sellist korralikku head, millega ma saaksin väga pikkimaid sõita. On üks sükene, mul on üks teine ratas, vaata, millel on 650 mootor on seal taga. Aga sinna ma sellega minna ei taha. Aga mul on ilusti kalendris kirjas, et 15–17, mul on veel aega vaadata, kus see korralik ratas saada ja teen seekord seda tralli kaasa. Nii et tõepoolest, et seda on ikka küsitud, et kuule, mitu korda sa siis ise oled seal rattaretkel käinud või sõitnud või ma olin päevajuht roheliste rattaretkeles, kui see oli Tartumaal. Ja nüüd, no kuule, kui on Haapsalus, muidugi mina, no kes siis veel? Neid valgeid daame on seal Haapsalus väga palju toredaid ja ilusaid olnud ja Pilvedal sarjaga sai ju seal väga pikalt oldud. Et kus ma tahtsin jõuda oma küsimusega? Et nüüd ma mõtlesin jah, et võiks nüüd võtta kätte ja proovida. Väga pika ajalooga on ju rohelist rattaretk. Kuhu see Aivar see läheb välja? Tõsi. Tegemist on siis kõige pikema looga siis rattaretkega, rohelist rattaretk, alates aastast 88. See aasta on 33. kord. Nii et väga pikk ilus lugu ja me võtame julguse öelda, et tegemist on kõige tublimate eestlaste konsultatsiooniga ühel sündmusel üldse. Ja see aasta on meil siis fookus Haapsalu, Matsalu ja kõik siis see kant, mida Inga teab nagu oma peopesa. Kusjuures ma olen tõesti kuulnud väga palju roheliste rattaretkest, näinud pilte ja kõike seda, aga ma pean tunnistama, et ega ma nüüd päris täpselt lõpuni pole aru saanud, kuidas see ikkagi nagu päriselt välja näeb. Selles mõttes, et meil oli ka nagu ajavahemik, eks ole, et kas ma peangi võtma siis kohe mitmeks päevaks, ma pean oma telgi kaasa võtma või kuidas see päriselt välja näeb? Tead sa, mina mõtlesin ka, mis imeasi see on päriselt. Ei, mitte seda, mis ma kirja panin, vaid minu isa on rääkinud sellest ja aastaid ja tema on ju selline, siis ütleme harrastussportlane ja ta on 25 korda käinud roheliste rattaretkel ja kui see oli Tartumaal, siis tegelikult ega ma sellel hommikul ei teadnud, et kas ta on platsis või ei ole ja mina avan hommikut, äratan tervet seda laagrit, see on jõhkralt palju inimesi. Ehk siis ikkagi laager? Ja nad ühes pundis magavad seal ühes kohas, üks on laagri punkt ja siis sealt käiakse, vaata, üks päev tehakse mingi üks tiir, siis mingi teine, kolmas tiir, aga peatuspaik on nagu seesama. Ja siis hommikul ärkab minu täiesti loppis näoga isa, ma näen, kuidas tuleb rahva hulgas ja ma täiesti heitusin, sellepärast, et loomulikult ma ütlesin, issi sina siin, mis sa teed. Et tõesti, et on neid tublisi, kes on käinud nagu praktiliselt vaata terve see aeg ja seal on lapsi, seal on vanu, seal on sõpruskondi, kes on kostümeeritult. Seal on ühed hullud on poisid, kes issand, kui kaua nad juba käivad selle muusikaga? Aastast 2001 seltskond kuulab iga päev, iga jumala tund, iga kilomeetri, mis nad läbivad, kuulavad näiteks Pärlipüüdet. Neil on oma väike kõlarikene. Sündmus alguses, sündmus lõpuni käib Pärlipüüde, millest on saanud ka siis roheliste rattaretke hümn. Mitu kilomeetrit ühe päeva jooksul umbes selle läbitakse? See aasta on hästi selline mugav, +–50 kilomeetrit. Nüüd laupane päev on natukene pikem, aga laupal saad ise valida, et kas teed lühema või pikema ringi, aga laias laastus selline +–50. Sportlane ei pea selleks olema, jah? Üldse ei pea. Ja mina arvasin ka, et peab olema mingi hullu treenitusega, et oota, mina küll ei saaks. Ja siis ma nägin seal koha peal neid, mis sa räägid, seal on siuksed 80 alla natuke või isegi siuksed sellises vanuses ja seal on ju, vot palun, Tiiu. Proua kõnest olema. Jaa, kohe varsti saab 77, mul on temaga selfie tehtud või tema tegi minuga. Ja ma mõtlesin, aga mis siis saab, kui ta jääb tee äärde, et kui ta ei jaksa või vaata midagi juhtub rattaga või? Ei, seal on terve see abistruktuur olemas. Kõik alates medabist, turvameestest, et kõik on nagu hoitud. Et kui sul midagi rattaga juhtub, kui sul endal midagi juhtub, siis alati sa saad abi ja selles mõttes algusest lõpuni oled sa nagu hoitud. Ja tore on vaadata, et seal on pered, seal on sõpruskonnad, seal on
läbilõige, ütleme alates 5. eluaastast kuni seal 80 eluaastani, et tublid inimesed, kes koos naudivad, see aasta on fookuses just nagu rääkisime ka siis. Karuperekond on. Siis Haapsalu, ja see on karupere, jah. Nemad on ka käinud niimoodi, et lapsed sünnivad hopsti ratastele, küll nad on siis ja selle siiamaani on olnud seal rattaretkel kogu aeg. Aga nüüd on ju peaaegu 2 kuud alguseni, et siis mingi natukene ikka võiks võib-olla mõne tiiru teha või võib-olla täitsa nii nagu, et Inga, et päev enne saab selle uue ratta kätte ja hüppab ratta selga ja kohe. Mul on tundunud, et seal on selliseid inimesi, seal on nagu igast kandist, sest et mõned on tõesti need hullud sportlased, kes on natukene minu isa ka minu meelest, et kes siis kihutavad, et jõuda järgmisse punkti, et seal ei ole ju ainult sõideta rattaga, seal on lastele tegevused, seal on mingisugused õhtuti on debatid, see aasta räägitakse, et kas, mis kormoranidega nüüd teha, kas nad on head või pahad, on ju. Et neid teemasid on nagu palju, neid peatuspunkte on palju, et see on kuidagi selline mõnus pereüritus ja õhtul on selline bänd ja lõkkeplats, et ma arvan, et see kõigile jõukohale. Lõõtsa vägilased, Sadama sild, mõnusad lõkkeäärsed kontserdid ja just seesama asi, et sa ei pea nagu ütleme siis ninast veri välja nagu tormama, vaid saad rahulikult omas tempos kulgeda ja 15 kuni 17 mai ehk siis 3 päeva. On mingi eelregistreerimine ka või on kõik inimesed lubatud, et ka päev enne otsustada, et teate, ilus ilm tundub ja et ma ikkagi tulen perega kohale? Põhimõtteliselt saad teha selle otsuse kuni siis 15. maini, aga täna on veel viimane päev sooduspiletitega, nii et... Kui on need kõige soodsamad piletid, seal läheb nüüd veel 1 aasta ja siis veel 1 aasta, aga praegu kestab veel kõige soodsamalt tulla meiega Haapsallu. No siis tulge ja nautige ja tõesti seal... Kes seda kanti võib-olla isegi tunneb, siis ta teab, et see on ilus koht seal, aga kes ei tunne, saab tuttavaks. Ja mõte on ka see, et selle 3 päeva jooksul me külastame kohti, kui inimesed tavast ei satu. Et igal pool on ka toredad nagu teejuhid, kes räägivad lugusid, tutvustavad paiku ja just siis Matsalu ja Haapsalu ja kogu see piirkond seal, mis on imeilus Eestimaa. Inga Jõevaar, aitäh tulemast meile täna hommikul külla. 15 kuni 17 mai saab siis minna Haapsaluga tutvuma, rohelist rattarett taas jälle toimub. Edukat ettevalmistust, Inga, ma loodan, et sa ratta leiad siis. Ei, absoluutselt. Ma natukene nilin sellepärast, et mulle meeldib see rattas, millega me täna siia tulime, see naiste rattas. See oleks väga tore, millega sõita nii Haapsalus kui... Ma näen siin küll sulle ratta peale. Aivar korraldab sulle ära. Ja, aitäh teile. Aitäh.